Tarbija poolt vaadatuna need, kes siis sooja kasutavad, nendel on väga praktiline kasu. Nemad saavad madalamad küttearved. Praktika on näidanud seda, et kui loobutakse põlevkiviõli kasutamisest kohalikus küttemajanduses, siis isegi circa kolmandiku võrra võib minna toasoe odavamaks. Ehk tegelikult väga selge igale perele käega katsutav võit. Aga vaataks asja laiemalt. Tegelikult me ei pea olema kinni ainult selles, et palju nüüd see küttekasutaja asja soodsamalt saab, aga kogu kohalik piirkond võidab. Siis tegelikult see raha, mis inimesed kütte eest välja käivad, mis tuleb maksta niikuinii, see jääb kohalikku piirkonda. Kui me kütame maagaasiga, läheks raha meie idanaabri juurde. Kui me kütame kuskil Eesti metsarikas piirkonnas põlevkiviõliga, siis tegelikult läheb kütteraha sinna, kus seda õli toodetakse. Et ta ei jää sinna piirkonda. Aga kui me kasutame puitu küttemajanduses, siis jääb raha just nimelt sinna regiooni ja saavad tööd ja leiba metsamehed, nende pereliikmed, ei pea inimesed kolima ära näiteks põhjanaabrite juurde ehitustööle, vaid saavad jätkata elu selles oma kodupiirkonnas, seal lapsi koolitada, tarbida sealseid teenuseid, ehk võidab see kohalik elu. Tegelikult neid valdu on päris mitmeid viimaste aastate jooksul. Mõned on siin alustanud juba 10 aastat tagasi, mõned alles viimastel aastatel on investeeringut teinud. Võibolla üks edulugusid, mida me Erametsakeskuse poolt ise oleme üsna mitmel ürituselgi esile toonud, on Muhu vald, mis on juba pikki aastaid kasutanud puitu oma kohalikus küttemajanduses ja on selle kasutusviisiga väga rahul olnud, on saanud metsad korda tee ääret puhtaks ja on üks metsameeste brigaad, kes järjepidevalt tööd saab ja seetõttu saab ka seal piirkonnas elada. Aga neid teisigi on siin Tõstamaa tuleb meelde või Nissi vald, mõne aasta tagune projekt tuleb meelde, et neid on tegelikult üsna hulga. No kui me katlamajadest räägime, siis võib-olla peaksime vaatama neid kaugkütte piirkondi. Neid on meil kuskil 230 kanti vist on see number ja nendest siis täpseid andmeid praegu ei ole veel, tegelikult audit tehakse lähiaastatel, aga circa pool on selliseid, mis puitu kasutavad, aga valdav osa kaugkütte piirkonnas võiks olla need, kus tegelikult puit oleks kasutusel. Me oleme metsarikas maa, üle poole Eesti territooriumist on metsaga kaetud ja energiamajanduses läheb kasutusse just selline puit, mis tegelikult meile mujal hästi ei kõlba, millest me palki nüüd ikkagi ahju ei aja, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. Et just sellist kehvemat puiduressurssi, mida saab väga hästi energiamajanduses ära kasutada, seda niivõrd piisavalt, et ma ütleks, et valdav osa kaugkütte piirkonnas võiks kasutada puitu. Ma ütleks, et kõik need kohalikud omavalitsused, kellel energiateemaga paratamatult kokku puutuda tuleb ja kui silmapiiril metsa paistab, siis tegelikult võiks juba lambike süttida põlema, et puit on see hea asi, mida kasutada, et ma rõhutan veel, et seda puuressurssi, mida me praegu ära ei kasuta, niimoodi lihtsas keeles öelduna võsa näiteks, on ikkagi piisavates kogustes, et selle baasilt teha otsus, et me lõpetame ära fossiilse kütuse kasutamise ja läheme taastuvenergia, milleks siis üks hea võimalus on puit selle peale üle.